Aitäh! Head konverentsil osalejad, daamid ja härrad, on suur rõõm teid kõik täna siin näha ja ma tänan korraldajaid mulle antud võimaluse eest teid kõnetada. I think that probably there cannot be... et tõenäoliselt ei ole käesolevaks paremat hetke, sest nagu me teame, siis Tallinn eelmisel nädalal võitis Euroopa rohelise pealinna tiitli aastaks 2023. Leian, et selle tiitli võit, mille väljastab Euroopa Komisjon ja tunnustab linna jõupingutusi keskkonna säilitamisel, räägib kõnekalt, kuidas välismaalased tunnevad elades Tallinnas, kuidas nad suhtuvad Tallinnasse, kuidas nad tunnevad, olles siin elanud mitu aastat, mitte vaid paar kuud. Mina olen Tallinnas elanud 4 aastat ja siin täna sooviksin jagada oma esmaseid kogemusi diplomaadina, kes on lähetatud Tallinnasse. Otseselt ja kaudselt võrdlen Tallinnat kogemusega teistes maailma linnades, kus olen pikemalt töötanud ja elanud. Loomulikult tean, et paljud lätlased võivad väita, et nad tunnevad Tallinnat hästi. Kõigepealt läheduse tõttu ja ärisidemete ja muude sidemete tõttu Läti ja Tallinna ja 2 riigi vahel. Kuid elades Tallinnas pikemat aega avab uusi vaatenurki ning kindlasti süvendab seda sisekaemust. Algatuseks sooviksin öelda seda, et ma ei usu, et keegi, kes on veetnud aastaid Tallinnas, tunneb end siin võõrana. Juba seetõttu, et linn on kaasav. Võin seda julgelt öelda. Tegemist on riigi pealinnaga ja asub maailma rahvusvahelisel õnne indeksi kohaselt kõrgel 40. kohal. Ja mida ma sooviksin täna siin rõhutada on see kaasavus ja õnn soodustab aktiivset elustiili ja Tallinn on linn, kus aktiivne elustiil on käeulatuses ka tänasel päeval. Loomulikult on väga palju teaduslikke ja vähem teaduslikke lähenemisi sellele, kuidas linn aktiivset elustiili toetab ja kuidas seda mõõdetakse. Aga minu jaoks on need parameetrid pea alati olnud ja neid mainitakse ka erinevates uuringutes, on jalutatavus, jalgrattaga sõidetavus, võimalus õppida kohalikku keelt, mis on väga oluline siinsele diplomaatilisele korpusele ja samuti kohalike elanike avatus. Nende kriteeriumitele lisaksin ja mida vähem mainitakse, on linna lähedus loodusele. Ja sooviksin sellest viimasest veidi pikemalt rääkida. Üks levinud tunnus nii eestlaste kui lätlaste puhul on looduse armastus. Paljud meist täna siin saalis on linnaelanikud 2., 3. või 4. põlve. Sellegi poolest me paljuski armastame traditsioone, me tähistame jaanipäeva ja teisi pühasid. Ja nende traditsioonide üks väga nähtav ilming on laulupidu ja tantsupidu nii Eestis kui Lätis. Ma olen ise osalenud palju
külastanud ja ma pean ütlema, et laulu- ja tantsupidu ei ole ainult tantsimine või laulmine. Tuhanded lätlased ja eestlased tulevad kohale rahvariietes, lilled juustes. Ma leian, et see näitab, et eestlaste jaoks on mõeldamatu, et linna arengud ja loodus ei ole täielikult lõimitud. Ja ma usun, et ma ei eksi, kui ma väidan, et selle põhjal, mis mina olen näinud, siis eestlaste pikaajaline unistus on olla kodus kuskil keset metsa või mere ääres ja samal ajal olla Tallinna kesklinnas. Ja käesoleval konverentsil näiteks me räägime väga palju inimmõõtmes linna planeerimisel. See on minu meelest just see, mis on eestlaste ja lätlate jaoks linna planeerimisel ja inimmõõtme arvestamisel oluline. Selle konverentsi kontekstis ja vaadates minevikku, siis me teame, et mitmed kõige edukamad riigid ja maailma edukamad pealinnad ja suurlinnad on teatud määral muutunud riigi jaoks koormuseks. Üha vähem on tõeliselt nauditavad linnaruumi sellepärast, et iga ruutmeeter linnas on väga-väga hinnaline. Me oleme kõik teadlikud sellest, et Euroopas on palju linnasid, kus enamik või suhteliselt suur osakaal suhteliselt kõrge sissetulekuga ja kõrge haridusega inimestest ei suuda terve põlvkonna vältel tagasi maksta hüpoteeki. Ja minu meelest see on päris traagiline. Mul on endal kogemusi 6-7 aasta tagusest ajast, kui ma otsisin Läti alalise esinduse jaoks Genfis uusi ruume ja ma mäletan, et 250 ruutmeetri eest küsiti 6,5 miljonit eurot. Nii et ka Tallinnas nagu mujalgi kehtivad majandusseadused täna ja homme ja turujõud mängivad oma rolli. Aga need arengud Tallinnas ei ole vältimatud. Ja minu meelest Tallinn ja Eesti on see riik, kus majandusvõimalused on juba üsna laialdaselt hajutatud geograafiliselt võrreldes teiste riikidega, sealhulgas Lätiga. Eestis ei ole mitte ainult regionaliseerumine riigisiseselt, vaid ka ühtlustatud areng linnas. Ja teine punkt, mille sooviksin rääkida, puudutab seda, et aktiivne elustiil linnas on võimatu, kui inimesed on õnnetud. Ja linn ei ole elurõõmus. Me teame, et õnn, ja täna me räägime siin õnnest, siis rahvusvaheliste standardite ja organisatsioonide kohaselt ei ole õnn abstraktne. Õnne on võimalik mõõta ja maailma õnneindeks põhineb SKT-l, keskmisel elueal, lahkusel, sotsiaalsel toel, vabadusel ja korruptsiooni indikaatoril. Aga kuidas on elurõõmuga, elujõulisusega? Kas Tallinnas leidub seda? Mina võin oma kogemuse põhjal öelda, et kindlasti jah. Ja minu meelest, kui kõnnid ringi, sõidad rattaga, viibid siin, siis tunned seda elurõõmu. Seda vilkust ja paljud diplomaadid Riias
näiteks elavad väljaspool Riiat, aga Tallinnas enamik välisriikide diplomaate eelistavad siiski Tallinnas elamist või vanalinnas elamist. Ja Tallinn juba praegu on linn, mis kutsub üles inimesi jala käima, on suhteliselt sidus struktuur, mis võimaldab ka lühikesi vahemaid, mida on võimalik jalgsi läbida. Üks tunnus, mis minu ja paljude välismaalaste jaoks on silmapaistev, on Tallinna soov soodustada jalg- ja rattateid. Mina saabusin Tallinnasse 2017 ja mitmed ehitusprojektid nagu Reidi tee on nüüd jõudnud lõpule ja tähelepanelik vaatleja on märganud, et rattateede arendamine ja jalakäijate teede arendamine käib käsikäes üleüldise liiklustaristu arendamisega. Mis puudutab rattasõitu, üks minu lemmik hobisid, siis minu kogemused Tallinnas rattasõiduga on kõikuvad, erinevad, aga tuleb rõhutada, et peale seda, kui rattateed märgiti punasega, leian, et jalgratturitel võiks olla tunne, et neid hinnatakse ja väärtustatakse. Ja nagu me teame, siis paremad tingimused jalgratturite jaoks tähendab ka seda, et rohkem inimesi hakkab jalgrattaga sõitma. Ei tohi unustada, et jalgratturid soovivad, et jalgrattad ka oleks võimalik turvaliselt kuskile kinnitada ja pean ütlema, et jalgrattaparklad Tallinnas toimivad väga hästi. Tallinnas nagu Riias on talviti mitmeid kuid lumekate. Seega on minu meelest oluline, kuidas julgustada rattureid, et nad talveks oma ratast peitu ei paneks. Ma arvan, et see on lihtne lahendus. Minu kogemus, olles elanud maailmas teistes linnades, siis talvel rattateede hooldus on ülioluline. Ja seda rattateede hooldust on lihtsam teha siis, kui talv on pehmem ja ma väida, et siis oleks väga palju jalgrattureid talvel, aga siiski muudaks selle palju atraktiivsemaks. Ma tean, et mõned inimesed suhtuvad sellesse skeptiliselt, kuid mina tuletan endale alati meelde, et Euroopa kõige edukam rattariigid on Põhja-Euroopas. Ja paar sõna ka keelest. Diplomaadid Tallinnas loomulikult teavad, et eestlased väga väärtustavad oma keelt. Iga rahva jaoks on keel nende kultuuri kood, mõnikord ka salajane kood, aga selleks, et tunda linna pulssi, on keeleõppe ülioluline. Ja Tallinn pakub väga palju võimalusi, sealhulgas ka Tallinna Ülikoolis. Ja ma olen veendunud, et olete kohtunud paljude diplomaatidega, kes räägivad eesti keelt erineval tasemel. Ja veel lühidalt sooviksin öelda seda, et diplomaatiline korpus ja paljud lätlased leiavad, et Tallinn on aktiivse elustiiliga linn, sest kultuurielu on rikas, teatrid, kontserdid, näitused. Võib-olla paljud lätlased ei tea, kus Vabaõhumuuseum on, aga seda nad küll teavad, kus on lauluväljak, sest seal on nii palju kontserte.
Ja lõpetuseks, aeg hakkab otsa saama. Ma usun, et tulevikus saab Tallinnast linn, kus on aktiivne elustiil, eriti ühenduvuse kontekstis. Kui ma räägin Lätist ja Tallinnast, siis meil on juba väga head sidemed. Mis veel puudu on? Vaatamata sellele, et viimastel aastatel on see paranenud, on ühenduvus. Rail Baltic kindlasti parandab seda suurel määral. Ma ei tea, kas pärast on Lätil veel saatkonda siin vaja, aga loodetavasti. Ja see kindlasti muudab ka Riias arusaama eestlastest ja tallinlastest kui välismaalastest ja vastupidi. Suur tänu selle võimaluse eest.